Täna selgitame välja, kas Fiat Grande Panda on kõige ägedam soodne elektriauto, mida sa praegu osta saad. Räägime disainist, vaatame interjööri üle, lähme sisse, räägime praktilisusest ja sõidame natukene ringi ka. Ja pikslilised esituled, esiteks, mis hakkavad siin kohe silma, see piksliline esiosa kandilisus, nii all kui üleval. Natukene meenutab võib-olla Hyundai'd, aga minu meelest paremal viisil. Kui me liigume külje peale edasi, siis on Fiati logod igale poole sisse põimitud, nii velgedesse siia külje äärde. Panda on sisse pressitud mõlemasse külje ukse, katuse raamides Panda logo ja siin Fiati logo mõlemad pidi. Tagaosas samamoodi kandiline disain, tuledes sisse pressitud logod nii siin kui siin ja Panda mudelikiri 3Ds. Pagasiruum omas klassis täiesti normaalse suurusega. Katted käivad ära, istmed käivad alla, võtame selle katte siit ära, käib väga lihtsalt siit ära ja istmed käivad ilusti alla siin selliste kinnitustega, lähevad siit ilusti alla. Väikene nii-öelda künnis siin on ka selline ülelaadimiskünnis, aga samas täiesti mõistliku suurusega, ma arvan, siin mahutab pesumasina ka sisse. Kui pesumasin on pagasiruumi ära pandud, siis pärast ütleb auto ilusti itaalia keeles sulle nägemist. Vaatame salongi ka, alustame tagaistmetest. Istmed jäävad ilusti siia ülesse. Ei ole väga hullu midagi, ei jää turvavööd siia vahele kinni. Ütleme, et tagaistujate ruum tuleb üles tõsta. On suhteliselt pisike. Iste on minu järgi paigas. Mina olen 168 pikk. Minul on siin rusikajagu ruumi nii üleval kui põlvede ees. Taga on iste väga pehme. Iste muidugi põrand on natukene kõrge tänu sellele, et see on elektriauto, on aku paksin all, see on enesest mõistetav. Aga muidu materjalid plastikud, aga väga ilusti disainitud. Autosse sisenedes auto läheb käima võtmega, mis on, ütleme, elektriauto kohta minu meelest natukene naljakas, aga muidu mul ei ole võtmete vastu mitte midagi. Rool hästi ilusti disainitud ja mõnusad pehmed materjalid, täiesti omapärane 2 kodaraga rool. Mina hästi armastan hoida kätt siin all, et on väga mugav, kui seda 3. kodarat siin ei ole. Materjali osas on autos palju plastikut, nagu sellele klassile omane, aga tänu sellele, et see on sinist värvi, heledat värvi, siia on seda neooni sisse toodud ja igal pool on need Fiati logod sisse pressitud, siis ta jätab ikkagi väga hea mulje. Siin eespool juhtmevaba laadija, La Prima varustuses siis standardis ja füüsilised nupud, automaatne kliimaseade. Standardvarustuses on muidugi tavaline manuaalne kliimaseade. Siis disaini osas veel bambuuboks, mida igal pool hästi palju mainitakse. Bambusest tekstiilkattega nii-öelda armatuuri üks osadest ja meenutab nagu bambuse pulk jookseksid läbi armatuuri. Muideks, mille jaoks need siin ümmargused süksed ovaalid igal pool on? Need on pühendatud sellele, et Fiati tootjatehase katusel oli selline ringrada, mida on siiamaani, kus autosi testiti. Ja tänu sellele on siis igal pool siin sellised ümarad ovaalid sisse toodud, mis on minu meelest väga äge punkt. Mehaanika huvilistele vaatame alati kapoti alla ka. Antud auto on meil elektrimootoriga, aga bensiinisõpradele saab öelda, et me saame siia ka bensiinimootorit ja hübriidajamit. Kui me liigume siia kapoti alla, siis üks tüütu asi siin autos on see, et klaasipesuvedeliku valamine on väga keeruline ja kuna see paak on umbes 2-liitrine ja Eesti tingimustes me räägime ikkagi, kui tihti seda tuleb valada, siis esiteks ma pean seda ühe käega lahti hoidma ja teiseks see filter siin on selline, et see kõik pritsib siit mööda. Loodame, et särtsu ei saa. Teiseks häirivaks asjaks on laes olev turvapadja meeletuletustuli, mis põleb öisel ajal täie võimsusega kogu aeg ja see on häiriv. 3. tüütu asi on meil siin, kus on 2 ekraani. Väga ägedad, suured, hea resolutsiooniga ekraanid, aga reguleerimisvõime on peaaegu olematu. Mitte midagi siin sisuliselt reguleerida ei saa. On raadio, navigatsioonisüsteem ja siin ees on siis akutase, sinu power gauge ja kiirus. Ja rohkem siin ei ole mitte midagi. Teisalt jõudes selle juurde, et ta on lihtne, on ju põhimõtteliselt ka positiivne.
siin ei ole mitte midagi reguleerida, sellega seoses ei ole vaja ka siin mingit õpetust, sest et kõik on kohe käe-jala juures ja Android auto juhtmevaba, Apple CarPlay juhtmevaba, kõik on ülimalt lihtne ühendada ja kõik leiab siit mõne vajutusega ülesse. Teine äge asi on ikkagi disain, mis siin on igal pool. Alustades sellest pisikesest pandast siin nurgas, kuni liikudes selle ringrajani, istmete värvi ja kõige selle kollase plastiku ja kõige juurde välja sellise klassi autol nii palju disaini ja nii ägedaid värve saada on praegu peaaegu kättesaamatu. Lisaks kolmanda asjana ma ütlen seda, et tüütud piiksud ja sõiduabilised ühe nupuga välja lülitatavad. Hoiad korraks all ja sul on kõik asjad väljas. Ei pea süvenema siia ekraani ega kuskilt mujalt seda otsima. Nii, teeme väikse tiiru ja sõidame ka natuke ringi. Seest jätkub tegelikult see sama disain, mis õues, et ülimalt cool auto. Mulle väga-väga meeldib. Ma olen nagu täiesti amazed, et kui meil on siin, me räägime odavatest ja lihtsatest autodest, kõik on plastikust sees, siis siin on suudetud see plastik ägedaks ka teha. Et siia on sisse põimitud need Fiati logod, see sinine värv, see hele värv siin, need kollased detailid siin, neoonlõiked siin sees. Ütleme, need vendijavad näiteks on sellised ägedad nagu kõige paremas mõttes 3D prinditud. Jumala lahe. Ja rool istub jumala hästi pihku, väga hästi. 2 kodaraga rool, minule õudselt 2 kodaraga roolid meeldivad, ma saan pikal sõidul alt hoida kätt siin all. See nüüd, kes meid siin segab, on siis kiirusehoiatus. Sellel on väga huvitav heli, ta on niisugune nagu haigla aparatuur teeb sellist häält. Et kui on töölt vaja ära saada, siis on hea võimalus tulla pandaga korraks sõita ja siis helistada ülemusele, et ma hetkel olen haiglas. Et ta selles mõttes, ta on Stellantise paljude autodega samal platvormil, aga siia on ikkagi seda disaini üle tulnud. Et hea küll, las need nupud ja peeglid ja kõik olla Citroeni ja Opeli ja Peugeot'ga samad, aga vähemalt selle arvelt on muud asjad saadud nii ägedaks, et tõsiselt aplaus sellega Fiatile. Elektriautode mõistes kindlasti siit mingit särtsu oodata ei ole. Kiirendus on üle 10 sekundi 0-100. Aga kui me räägime temast kui lihtsalt mõnusast autost, siis selles mõttes on kõik väga okei. Istmed on pehmed, rool on väga mõnus, püsib hästi käes. Kurvides on täiesti mõnus selle autoga sõita, et muidugi tal on kerekaldumisi, siin mingit sportlikkust ei ole oodata, aga normaalse inimese vajadustele on siin autos kõik olemas. Energia tarbimise osas, ma ei oska öelda, siin autos mingit energia tarbimisnäidukit ei ole. Sõitsin selle autoga esimese asjana Tallinnast Tartusse ära ja pettumuseks pean ütlema, et Tallinnast Tartusse ei jõua. Kiirtee peal oli niimoodi, et range hakkas hirmutavalt kukkuma. Meeletult 10 kilomeetrite kaupa. Et ma alguses mõtlesin, ma ei jõua isegi Põltsamaa risti. Nüüd, kui ma olen 90 aastat tagasi, siis ma võtsin kõik kliimaseadmed maha, kõik nulli jalad hakkasid külmetama, sest ta puhub nagu naturaalselt siia ikkagi külma sisse, õue külma. Mina vähemalt ühe laadimisega sealt ei jõua, kuigi ta lubab üle 300 kilomeetri range'i, siis ütleme puhuristini jõuab ilusti ära. Siis tuleb laadida. Aga samas ütleme nii, et see laadimine minu jaoks oli väga mõnus pooletunnine tikupoisi laadimine, kus ma sõin suppi, sõin väikse piruka ja selle ajaga oli auto laadinud üle poole aku täis. Kojameeste osas on kojamehed on nagu vanadel Citroenidel, et mõlemad kojamehed tulevad keskele üles, ehk siis kui seisu ajal klaasi pesta, siis ülevalt jookseb üks jutt alla kogu aeg. See võib olla lihtsalt minu OCD, mis mind häirib. Muidu sõitjate ruumis on kõik väga mõnus ja kõik asjad, mida ma katsuma pean, on hästi pehmed. Käetoed on pehmed nii uksepolstri küljes kui siin keskel. Distantsi hoidvad püsikiiruse hoidjad sellel autole ei saa. Ei olegi võimalik saada, ainult tavaline püsikiiruse hoidja, mis on rooli pealt väga kergesti juhitav. Spidomeeter on hästi täpne. Ta valetab võib-olla 1 kilomeetri tunnis ainult. Tooks võib-olla välja, et automaatne kliimaseade, kui ma ta automaatrežiimi lülitan, hakkab jube kõvasti puhuma. Võib-olla praegu kuulete ka. Ja ma ei oska öelda, miks ta automaatrežiimis nii tugeva puhumisvõimega on.
et mina sõitsin ta kogu aeg nii, et ma pean ikkagi seda puhurit maha panema. Muidu ta lihtsalt huugab nagu nii kõvasti puhuda, et see mulle endale nagu ei meeldinud. Üldiselt autodel on B-funktsioon elektriautodel, mis on siis suurendab seda regenereerimisvõimet. Sellel autol on nüüd C-funktsioon. Minu jaoks vahe C-funktsiooniga on nüüd see, et ta muudab auto tuimemaks ja ta muudab ka regenereerimise tuimemaks, mis on nagu üllatav, sest üldiselt ütleme, et C-funktsioon siis suurendab seda ökonoomsust, ehk siis peaks olema ka auto ökonoomsem, ehk siis ta regenereerib rohkem. Aga C-funktsioonis ta muudab gaasipedaali pehmemaks ja ka regenereerib vähem. Kui ma C-funktsiooni maha võtan, siis ta regenereerib rohkem ja auto gaasipedaal on ka erksam. Muid sõidurežiime siin autos ei ole ja midagi valida ei saa. Samamoodi nagu nendes ekraanides. Ilusad LCD ekraanid, aga midagi siin muuta ei saa ja mingisuguseid värve, mitte midagi nii-öelda siia enda ja valiku järgi panna ei saa. Mina ise võib-olla ootaks, et ma saaks siia panna mingid klassikalisi spidomeetreid, võib-olla muuta mingit värvikammat siin, aga seda võimalust ei ole ja ma ei ausalt ei saa aru, miks seda võimalik teha ei ole, sest ekraanid on ju olemas, valmisolu on ju kõik olemas. Nii, me oleme Alexelas, tegime väikse kohvipausi, 48 minutit oleme olnud, 87% on autol akut nüüd laadinud ja 13 eurot on läinud meil raha. Ütleme nii, et laadimine väga kerge, Alexelas äpiga hästi lihtsalt. QR-koodi loed ära, paned pistiku järgi ja põhimõtteliselt on korras, et sellega nagu üldse probleeme pole. Laadimiskiirusega on nii, et ta kuskil praegu ta läheb 23 kilovatti, aga muidu ta laadis mul kuskil 30-31 maksimaalselt. Et ta väga kiire laadimine pole, aga seest pole ka väga suur aku, nii et kuskil 1,5 tunni, 2 tunniga maksimaalselt ta laeb selle kiirlaadjast täis. Ütleme, meie kohvipaus oli siin 40 minutit, õues on päris külm praegu, mingi 2 kraadi võib-olla. Et meil oli niimoodi, et me läksime siia sisse sooja, aga kui muidu oled näinud, et kuskil Teslades ja BMW-des istuvad inimesed autos soojas, siis siin autos soojas sees istuda ei saa, sest et kliimaseade ei tööta, kliimapumpa tal ei ole. Ja kui sa tahad autot käima panna, siis ta katkestab kohe laadimise ära. Et sellist võimalust selle autoga pole, peab leidma sellise hea sooja koha, kuhu minna kohvi jooma ja pirukat sööma. Nii, kindlasti paljud mõtlevad, et me laeme selle tavalise kaabliga, aga kui te olete teisi videosi vaadanud, siis te olete näinud, et siin eest tuleb hästi pikk 4-meetrine juhe välja. Kuna sellel autol on kiirema laadimise lisavarustus peale võetud, siis sellel autol siin seda kaablit teil ei ole. Nii et pagasnikus on olemas kaabel eraldi selle jaoks, kui on sellised laadimispunktid, kus kaablit ei ole ja eraldi siis kodulaadja või nii-öelda see, millega saad tavalisest pistikust laadida. Aga ütleme, sellega me eile proovisime laadida majas tavalisest pistikust kuskil 30% pealt täislaadimiseni näitas 18,5 tundi. Et ütleme, see nagu väga selline, seda sa ikkagi üldiselt ei kasuta. Võib-olla kuskil nädalavahetusel maal, ma ei tea, aga üldiselt kindlasti ma arvan, et seda mitte. Laadimise lõpetame niimoodi ära, et paneme äpist lõpeta laadimine. Ta lõpetas siit laadimise ära. Näitab ka, et laadimine lõppes 91%, 55 minutit laadisime. Läheb siia pistikusse tagasi. Ja selle pistikuga on ka niisugune huvitav asi, et need kummid, mis siin on nagu natukene lühikeseks jäänud. Et kui ma nüüd selle luugi täielikult lahti teen, siis tihti peale see lipsab siit küljest üldsegi ära. Et ta jääb nagu pingule, et see on niisugune väike Itaalia nali. Kokkuvõtlikult on igal autol oma eesmärk. Kui me räägime maanteesõidust pidevast, siis see auto ei ole kindlasti sulle. Kui aga linnasõitudest, siis miks mitte mõnus auto linna vahele koos selle hinna ning akupaki suurusega on ta, ma arvan, ideaalne variant. Kui sulle see video meeldis, siis viska like ja subscribe. Näeme järgmises videos. Ciao!